Olen Tallinna Keskraamatukogus ja täna on siis siin Loomühend, mis on loomade eestkostja organisatsioon, korraldatud paneelivestlus, kuhu olen kutsunud rääkima loomadest ja loomade nimel Euroopas seismisest siis erinevad kandidaadid, erinevad poliitikud, kes siis Euroopa Parlamenti kandideerivad. Igast erakonnast meil esindajaid ei ole, sellisel põhjusel, et igast erakonnast esindajad ei saanud osaleda. Aga rõõm on kõigi teile, kes siin on. Ja tänane siis, ma korra meelin ära ka oma kolleegid, kes aitavad Jan, teeb siis sellest otse ülekande ja tervitan ka kõiki, kes meid vaatavad praegu otse või siis hiljem järgi ja kolleeg Anu teeb siis täna mõned fotod ka jooksvalt. Nii, aga millest siis täna räägime? Tahaksime rääkida erinevatel loomi puudutavatel teemadel ja seda siis nii erakonna vaatest kui ka teie isiklikust vaatest. Oleme loomusega või loomusest saatnud ka 13 soovitust, mis olid just sel ajal, kui erakonnad tegid platvorme. Ja samamoodi minu kolleeg Anu, ma mainisin, tema analüüsis ka erakondade platvormid ja panime siis loomusele need üles, et keda huvitab, siis loomuse kodulehelt saab need kätte. Mina ise olen Felistomo Eller ja ma olen siis loomusest kommunikatsioonil. Esimene küsimus on siis hästi lihtne teile. Miks te kandideerite Euroopa? Ja alustame siis samast Eleni, et anna sulle. Elukogemus ja missioonitunne motiveerib seisma nende väärtuste ja mis on tavaliselt erakonna olulised. Seista ja kaitsta. Ja põhjusel, et keskkonna küsimused nii Eestis kui ka Euroopa tasandil tunduvad, et on päris suure sellise ohu all ja on rohkem väljas seda, et me hääletame iseenda tulevikku ja pikemale parema elu mõttes. Jah, mina olen Reiko Rein Keskerakonnast ja minu jaoks on Euroopa Liidu roll ja eeskätt selles, et mis toetab majanduslikku koostööd liikmesriikide vahel. Ma arvan, et kui majandus läheb hästi, siis hästi läheb loomakaitse küsimustega tegelenud, paar initsiatiivi on õnnestunud, mõned ootavad oma aega seal ministeeriumites sahtlites eeskätt. Nii et ma arvan, et ka selles teemas ma võin kaasa rääkida. No mina kandideerin loomulikult sellepärast, et Euroopa vajab Eplerit, kui lühidalt öelda pikemalt. Mina kavatsen olla see inimene, kes tõuseb püsti ja julgeb valju häälega välja öelda, et see pööre, mida energeetikas tehakse, on juba olnud vale ja sellesse suunda praegu kavatsetakse jätkuvalt matta üüratuid maksudega kogutud summasid. See tuleks seisma panna ja hakata tegelema mõistlikemate energeetiliste lahendustega. Ja haakun natuke ka sellega, mis Andrei ütles, et mingem tagasi juurte juurde, selles mõttes, et Euroopa, näiteks kui Eestigi liitus, siis oli põhifookus veel ühisturul ja majandusel. Täna juba tegeletakse aina aktiivsemalt võimu tsentraliseerimise ja föderatsiooni loomisega. Sellel ei ole üheski liikmesriigis, ma julgen väita, rahva mandaati ja lisaks ka aluslepingud seda ei toeta. Nii et ka nende asjade osas peaks kriitilist häält rohkem kuulda olema. Aitäh!
Mina olen Karmen Joller, Reformierakond ja Euroopa Parlamenti mina lähen eelkõige loomulikult tervisesõnumiga ja sotsiaalpoliitika sõnumiga, mis on minu erialane valdkond. Et ka tervise valdkonnas on väga palju võimalik ära teha just Euroopa tasandil, aga see ei ole tänane teema. Tänane teema on keskkond ja või tegelikult loomad, kui täpne olla, siis tegelikult ka loomade heaolu ja julgeolek on samamoodi ka tervisega seotud väga otseselt. Ja mitte ainult, et ütleme, et ikkagi loom kui isiksus ja loom kui elusolend, keda me peame hoidma ja kaitsma ja et minu jaoks on need olnud alati, ma arvan, väikesest peale väga olulised. Ja mis puudub Reformierakonda, siis mul on kohati tunne, et ma olen sattunud roheliste erakonda, et nii palju on keskkonnateemasid ja rohereformi juttu ja kõike, et ma olen hästi palju targemaks saanud Riigikogus oleku ajal. Ja kui nüüd mõelda Euroopa Liidule, siis ma olen aru saanud ka sellest, et alati ei ole võimalik jõuda sellesse töögruppi, mis on täpselt see minu eriala. Et kui ma peaks sattuma loomadega tegelevasse või keskkonnaga tegelevasse töögrupisse, kindlasti on ka üks minu väga suuri prioriteete ka oma isiklikus elus ja tuleb vajadusel ka poliitikas. Tere ka minu poolt. Ma olen täna Euroopa Parlamendi liige ja minu volitused lõppevad juuli keskpaigas. Ja kandideerin sellepärast, et jätkata oma tööd Euroopa Parlamendis. Ma olen seal olnud ühe koosseisu, olen tegelenud valdavalt kodanike vabadustega, õigusriigi põhimõtetega, migratsiooniga, digiteemadega, aga loomulikult ka kõigi teiste horisontaalsete teemadega, mis praegu päevakorras on, alustades julgeolekuga ja lõpetades majanduse konkurentsivõimega. Ja olen samuti olnud ka loomade kaitsegrupi, lobigrupi või sõprusgrupi liige, mis on siis Eurogroup for Animals ja seal olen siis rohkem tegelenud või rohkem keskendunud lemmikloomadele. Ja kasutan ka juhust ja tõesti tänan loomust, nähtamatuid loomi, Eesti Loomakaitse Seltsi, et kui mul on olnud teie abi vaja, siis te olete alati vastanud. Aitäh teile! Aitäh! Ja, lähme siis kohe loomade juurde. Et need erinevad 13 teemat, mille me välja tõime, olen valinud sealt mõned välja, et päris kõigest võib-olla ei räägi, sest mõned on sellised, võib-olla detailid ja ei puuduta nii väga loomi, kuivõrd on sellised juriidilised või asjaajamislikud asjad. Esimene teema on veeloomad ja angerjas täpsemalt, sest veeloomad, kalad, nad on loomakaitseseaduses ja üldse selles poliitikas nagu jäänud justkui vaeslapse rolli, kui nii võib öelda. Loomi mõõdetakse siiamaani tonnides, mitte üldse kuidagi arvuliselt ja ka nendest räägitakse kui kalavarudest, mitte kui kaladest. Selle me tõime välja eelmine aasta, kui Loomus tegi raporti, kus ta analüüsis või mu kolleegid analüüsisid erinevaid seadusi. Ja Euroopa tasandil on ka oluline ju kalade ja ütleme näiteks 8 jalad on ka üks teema, mida hästi jõudsalt praegu surutakse, sest on arendajad, kes tahavad teha ka 8 jalgade farmi, aga siis sellele võideldakse vastu juba eos, et sellist asja üldse mitte alustada. Eesti kontekstis on angerjas praegu hästi päevakorda tõusnud, meil on selle üle väga hea meel, sest tegemist on kriitiliselt ohustatud liigiga, kes on ühe sammu kaugusel välja suremisest, aga Eestis selliseid julgeid samme ei astuta praeguseks ja muudkui öeldakse, et seda tuleb teha Euroopa tasandil, neid muutusi. Ja küsingi siis praegu kõigepealt hästi üldiselt, milline on teie seisukoht üldse sellel teemal, mida ma praegu avasin ja võib-olla siis kuna meil on vähe mikrofone, siis ma annan sellega siin ringlema ja saate oma vahel siis mõtteid siin öelda, ma siis liiga palju vahele ei ütle. Jah, võib-olla Marina. Alustan. Nagu ma ütlesin, minu põhivaldkond on olnud lemmikloomad, nii et jah, kalade teemal ma olen pilku peal hoidnud ja võin öelda ka, et selles samas Eurogrupis, Eurogroup for Animals, seal on kalade teema päevakorral. Ja ta on just seal päevakorral ka selles mõttes, et kalade kaitsmine, kalade piinade vähendamine, lõpuks on jõutud ka selleni, kas ja mismoodi kalu tappa, et need on küsimused,
sellest ma olen aru saanud, et praegu angerjat ei sööda. Ja no mina arvan, et üks suur probleem, nüüd ma ei räägi nagu otseselt poliitika tasandist, aga üleüldse on inimeste mõtteviisis, et tegelikult ka mina ise veel, ma arvan, paar aastat tagasi ma nägin ikkagi kala kui toitu, et ma olen lapsest saati isa ja vanaisaga kalal käinud ja alati see ei ole nagu minu jaoks üldse probleem olnud. Lemmikloomadest rääkides, kui mu laps võttis akvaariumis, ma äkki sain aru, et kala ei olegi ainult toit, et ta on ju isiksus, tal on samamoodi tunded, kannatused, kõik see, mis on iseloomulik igasugusele elavale olendile, et ma arvan, et ühelt poolt see teadlikkuse tõstmine on hästi oluline ja seda saab ka teha tõesti nagu väga laias plaanis. Ja kui ma lugesin neid teie punkte, just see angerjas jäi ka mulle silma ja ma mõtlesin, miks just angerjas, et meil on tegelikult ju veel ohustatud liike. Et miks äkki see angerjas on nii tähtis? Et võib-olla, nii nagu Marinagi ütles, et tegelikult ma ootas ka võib-olla ise targemaks saamist sellel teemal. Aga ma olen seda meelt kindlasti, et kalad ja tegelikult ka kõik need merihobud ja siis 8 jalgu väga intelligentne elusolend, et tegelikult me ei saa käsitleda loodust tõesti nagu kaupa või nagu toodangut, öeldakse ka, ma ei tea, veiseliha toodang või samas ma olen oma elus lehmadega väga palju koos olnud, eks, et me ei saa võtta loomi kui toodangut, et selles ma olen nagu hästi nõus, et see tonni jutt on nagu, et võib-olla seda narratiivi õppida muutma. Jaa, sina kõlasid juba täitsa nagu ärganu või võugina, et mina veel pole sinnani jõudnud, et ma angerja või 8 jala kui isiksusega nagu kas või mõttes suhestuks, selles mõttes pean nüüd küll ütlema, tunnistama oma mahajäämust, et aga mis puudutab, Varistamo, näiteks sinu sissejuhatust, et võitlus 8 jalgade farmide vastu juba eos, enne kui need farmid on loodud, et ma täna siia tulles mõtlesin selle üle, et huvitavalt ikka liigub see ilmaelu peegel, et praegu me liigume selles suunas, et nagu populaarsust koguvad ideed, et inimeste puuris pidamisest, selles mõttes, et räägitakse linnade tihendamisest ja 15 minuti linnadest ja kõigest sellest ja siis nagu loomade vabadusest, et ega ma konkreetselt angerjast midagi öelda nagu ei oskagi, kui ainult nii palju, et täna on pendel eriti Euroopas liikunud sinna, et põllu, metsa ja kalamehed on väga suure inimeste hulga ja ka sellise võib-olla meediapildi jaoks ikkagi natuke nagu vaenlase kujud. Mina sellega nõus ei ole, mina arvan, et need on inimesed, kes iga päev oma elus töötavad koos loodusega ja looduses. Ja neid suid, kes süüa tahavad, on pealt 8 miljardi, et ühtpidi oleks lihtne olla populist, nagu näiteks von der Leyen ja hakata siin rääkima sellist nunnut juttu angerja isiksusest, aga kui me selle sama von der Leyeni näite võtame, siis tema kaitses hunte südikalt kuni oma lemmikponi surmani, siis tal vaated pöördusid, et eks ta nii on, et kui see isiksuse tasemel, ma arvan, me ei jõua nende 8 jalgade ja angerjatega tegeleda. Ja siin ilmselt jäi sellest populaarsest dokist ilma mu õpetaja 8 jalgat vaata, ta on tõepoolest hästi tark olnud, Karmen kindlasti vaatas seda. Sellepärast just 8 jalg just tuli meelde. Aga angerja osas see eripära on selles, et erinevalt siis paljudest teistest kaladest ta paljuneb ainult seal lõuna pool, et ka kliimamuutused tegelikult ohustavad neid päris tõsiselt. Ja mina küll toetaks seda, et Euroopa Liidu tasandil oleks ta kaitse alla nagu saanud, aga ma arvan, et tulevik on ikkagi, tuleviks on ka muud väljakutsed, näiteks praegu Ameerika Ühendriikides mõned osariigid keelavad seda laboriliha, mis on nagu mitte see nii-öelda vegan liha, vaid see päris liha, mis kasvab nii-öelda nendest liharakkudest, et sellepärast nad tahavad kaitsta enda siis nagu farme. Ja see on see koht, kus Euroopa Liit võiks selliseid asju mitte teha tulevikus, et kindlasti see tuleb päevakorda varem või hiljem, aga see on võib-olla see suund, ma nagu seda päris veganusku ei ole, aga juhul kui tekivad sellised üks-ühele alternatiivid, siis ma arvan, neid peab igatipidi kaitsma, toetama
ja siis tulevikus võib-olla, kunagi tulevikus on tõepoolest kala või liha söömine, tundub veider siis, kui tegemist on päris loomaga, mitte laborist tulnud lihaga. Ma arvan, et on üsna või on väga oluline mõista selle loo nagu olemust. Ja selle loo olemus on see, et kas me oleme selles maailmas, kus me oleme nii-öelda nagu tähtsuse järjekorras, et inimene looduse kroon ja siis kõik ülejäänud on nii-öelda alamad olendid. Või me oleme nagu selles looduses ja elus kõik ühendatud. Et see tegelikult on üks nagu baasküsimus. Kui me oleme sellest nagu aru saanud või seda endale teadvustanud, siis tekivad nagu järgmised dilemmad. Ja nii nagu mina mõistan ja nagu rohelised mõistavad ka loomade õiguste küsimust, on see tegelikult nõrgema õiguste ees seismise küsimus laiemalt ja nii see ka tegelikult avalikus debatis tavaliselt lahti rullub. Need, kes saavad aru, et maailm on tasakaalust väljas, et on nõrgemaid ka meie nii-öelda inimühiskonnas, kelle eest tuleb seista, need tavaliselt on ka need, kes mõistavad, et selleks, et saada söönuks, ei pea alandama teisi ja teiste nii-öelda eluõigust kuidagi ebaõiglaselt ja ebaausalt piirama, vaid et saab teisiti. Mulle väga meeldib selle juures veel ka üks aspekt, et ma korra jään sellesse, mida sa küll ütlesid, et see tonni ja nii-öelda suurte ühikute kaupa mõõtmine. Et väga sageli öeldakse ju ka või vaidlustatakse seda, et me ei saa siin nende, ma ei tea, loomaõigustega tegeleda, sellepärast, et me jääme nälga. Et paraku on kummastav, et see tulemus on tegelikult olnud vastupidine. Kui sa võtad, ma ei tea, mereelustikku, siis suured traalid on võtnud ära inimeste töö, rannakalurite töö, sissetuleku ja võib-olla pöördumatult põhjustanud väga palju ja väga suurt hulka kalavarust. Sama mets, üks arvester jätab 80 peret sisuliselt sissetulekut ehk 80 metsameest on võrdne umbes üks arvester. Ja kui sa paned nagu sellistesse kaaludesse, siis kogu see lugu muutub mõnes mõttes nagu iseenda paroodiaks. Kolm kiiret repliiki oli esimene see inimene kui looduse kroon, täitsa nõus, et minu arust see on liiga upsakas ja üleolev suhtumine. Inimene kui hea aednik on hoopis alandlikum ja positiivsem minu arust, et mina pigem vaatan seda asja nii. Siis Marina ütles, et tema on aru saanud, et angeret enam ei sööda, minu arust ikka süüakse. Teda, jah. Eestis ta ei ole kaitsealune. Ei ole Eestis kaitsealune minu teada ka ja jällegi selline, nagu Karmen ütles, et Riigikogus on ta palju targemaks saanud ja õppinud ja ma pean seda kinnitama, see on tõesti olnud harukordne võimalus, erinevad, ja ma pean kinnitama, et sa oled palju targemaks saanud. Ei, ma tahtsin öelda enda kohta, aga ma tahaks veel targemaks saada, et näiteks see sama, mis puudutab, ja see on täitsa siiras küsimus, et kui keegi, kes kuulab või vaatab, teab vastuseid või teab mõne lingi saata, kus neid otsida saab, et kõik see, mis on see nii-öelda, ütleme siis see kunstliha, mis on nii-öelda see veganliha või ka see katseklaasis liharakkudest kasvatatud liha, mida praegu nagu öeldakse, et see on hea alternatiiv loomakasvatusele. Ma ei ole näinud seda nii-öelda eluringi arvestust. Ma ei tea, palju kulub energiat selleks, et kaeratera töödelda sellisena, et ta peaaegu juba maitseb nagu kotlet näiteks. Ja kui siis tuleb välja, et tegelikult ütleme, energeetiline jalajälg nii laborilihal kui sellel taimsel lihal on hoopis suurem, kui ütleme näiteks veisekasvatusel, siis me jõuame ju kohe küsimuseni, et kas see äkki kusagil seda elurikkust ja loomi rohkem ei hävita. Ja siin on nüüd vastuolu selle isiksuse põhise küsimusega, et loomulikult vaatad sellele konkreetsele isendile silma ja siis seal tekib nagu mingi teine tasand, aga niimoodi suures pildis mul oleks huvitav neid vastuseid teada. Jah, aitäh. Ma täpsustan seda angerja söömist. Et ütleme, minul on ta praegu samamoodi nagu puurikana munade söömine. Et jah, ega ei ole kirjas, et ei tohi.
aga lihtsalt kui sa oled teadlik nendest küsimustest, siis no ikka käsi ei tõuse angerjatena ostma ja sööma, teades, kui ohustatud see liik on. Ja teine, mis ma tahtsin öelda, see võib-olla ka, kuna me räägime praegu Euroopa Parlamendist ja me räägime siin kui Euroopa Parlamendi kandidaadid, siis jah, seda vastandumist on paraku päris palju. Et kui sa kaitsed loodust, siis sa oled põllumeeste vastu. Kui sa kaitsed metsa, siis sa oled puidutööstuse vastu. Ja ma julgen öelda, et Euroopa Parlament on tegelikult siin näidanud, et koostööd saab teha ja tuleb teha. Meil olid väga suured vaidlused, aga me võtsime vastu looduse taastamise määruse. Euroopa Parlament hääletas poolt, olles pärast seda, kui oli ta läbi arutatud nii põllumajanduskomisjonis kui ka keskkonnakomisjonis. Keegi ei olnud lõpuni õnnelik, aga see kompromiss saavutati ja siis kukutasid liikmesriigid selle läbi. Nii et ma tahaksin öelda, et võib-olla Euroopa Parlamendis ongi seda vastandumist on, erinevad poliitilised jõud kasutavad seda vastandumist, aga koostööd on võimalik teha ja just keskkond, looduse kaitse, looduse taastamine on need teemad, kus meil on väga head näited koostöö kohta. Ja esiteks see jalajälg tõepoolest on oluline küsimus, seal on kaks erinevat toodet, et üks on taimsel baasil liha, mis maitseb küll nagu päris liha, mingisugune Beyond Meat ja sellised asjad, aga nad tegelikult ei asenda liha, et see koostis on totaalselt teistsugune. Ja teine on ikkagi laboris kasvatatud, see jalajälg on kindlasti väiksem seal, et kui lehm, kes muru sööb, metaani toodab, see ei ole teadusuuringud, seal on suht lihtne arvestus, ja teiseks sa ei pea lehma nagu ära tapma, et see on ka oluline, et praegu see tundub nagu niivõrd loomulik, et mis siin ikka, lehm nagu ikka, et küll ta surma saab, aga lihtsalt ma olen täiesti kindel, et tulevikus on see sama veider nagu, ma ei tea, mingisugune orjapidamise kaitsmine näiteks, siis kui see nagu, ütleme, kadus, siis see tundus veider, et mis mõttes, et kogu aeg on olnud, hinnad olid madalamad, miks me teeme seda, aga nüüd, kui mõelda, et tegelikult olid nagu vanad head ajad, ma arvan, et keegi ei mõtle niimoodi, et ma arvan, loomade söömisega varem või hiljem saabub ka samasugune olukord. Mina tahtsingi võib-olla, kuna sa, Rain, mulle vastasid ja rääkisid sellest loomade isiksusest, aga viisid õnneks kohe jutu Ursula von der Leyeni peale. Et ja tegelikult Marina ütles juba enamuse ära. Ma tahtsingi öelda seda, et tuleb leida see kesktee, et loomulikult põllumajandus on oluline, tõenäoliselt ei kao nii peaga farmid ja sellised asjad, aga tuleb ikkagi leida see variant, nagu kas või näide sellest puurikanade munadest, mina ka neid ei osta, eks ju. Aga tegelikult Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus see on veel üldse lubatud, see puurikanade pidamine. Et alustades sellistest asjadest ei ole vähestest. Ma tean, et ma ei tea, mulle vähemalt mida? Puurikanad. Ei tea, mulle just aktivistid rääkisid vastupidist, võib-olla nad siis valetasid. Minu teada nad on rääkinud, me olime nüüd paar päeva tagasi ministri juures ja siis selles ettekandes oli niimoodi, et paljudes riikides töötab see majanduse loogika ja siis reguleerib nagu ise ja toodi just see põhjenduseks, miks Eestis tuleks ära keelustada, et kuna see majandusloogika ei toimi. See oli see, mis me kuulsime seal. Ja ühesõnaga, et see, ma olen ka seda meelt juba väga 15 aastat, ma arvan vähemalt, et see puurikanade pidamine ja farmindus ja see, ta ei ole eetiline, vähemalt see, mismoodi on, mida mina olen näinud ka siin Eestis. Ma ei ütle, et kõik farmipidajad on halvad või midagi, aga lihtsalt ma arvan, et me ei saa jääda ainult nendele majandusmudelitele või ainult sellele, et võt nüüd teadlikud inimesed ei osta neid tooteid, vaid me tegelikult peaksime ka ikkagi reguleerima. Ja kas siis teha seda Eesti tasandil või hoopis Euroopa Liidu tasandil, et seda siis peab kokkulepetes. Ma võtan korra hästi lühidalt sõna, räägin korraks angerjatest mingi mõne lause, et mis on siis selle angerja nagu põhjus. Andrei mainis seda, et nad suudavad paljuneda ainult Sargasso meres või seal kandis, et põhimõtteliselt neid ei saa mitte kuskil nagu panna sinna sellesse kasvandusse ja nüüd palju nad lihtsalt ei tee seda. Ja tal on selline hästi huvitav elutsükkel, et kui ta kõigepealt on siuke pisikene nagu leptotsefaal ja siis ta hakkab rändama, muutub klaasangerjaks, ühel hetkel muutub kollaseks angerjaks ja siis, kui ta siin on, siia Eestisse teda
ümber asustatakse, ehk siis ta ei jõua siia nagu päriselt, vaid ta püütakse kinni seal nende kalurite poolt kuskilt Prantsuse ja Hispaania kuskilt sealt ja tuuakse ta siia, see oli see skandaal, millest me see aasta kuulsime, on ju. Ja siis ta ümber asustatakse siia ja umbes, see oli vist 21. aastal, kui Novaator avaldas just ühest uuringust, mis ütles, et see ümberasustamine, et selle mõttekuses on nüüd hakatud juba väga suuresti kahtlema, esiteks seetõttu, et angerja neid klaasangereid saab väga palju surma sellel ümberasustamisel, mingi 50-60% vist Tiit Maran tõi välja eelmine aasta keskkonnakomisjonis, aga teine asi on see, et kui ta siia tuuakse, siis ta ei pääse välja, sest ta püütakse, esiteks teda püütakse välja ja teiseks seal on see Narva elektrijaama nagu see asi. Ja siis on ka tunnistatud nüüd, et see ongi sotsiaalmajanduslik meede, see ümberasustamine, kuigi alguses teda hakati tegema sellepärast, et see on looduskaitseline meede, siis nüüd on selgunud, et see seda ei ole. Ja muutub rändangerjaks, siis ta enam ei söö, ta lihtsalt läheb sinna ja hakkab seal sargassus tegema oma asju, on ju. Seda ei ole inimesed näinud. Inimesed ei ole näinud seda angerja marja või muna või kuidas üldse tekivad need pisikesed angerjad. Et see on siiamaani absoluutne müstika. Ma lugesin üht raamatut, eesti keeles on ilmunud angerja evangeelium, niisuguse nimega nagu raamat, mis räägib hästi pikalt just seda angerja elu ja kuidas siis need teadlased ja uurijad on täiesti lolliks läinud alates Aristotelesest. Aristoteles üldse arvas, et ta tekib mudast. Pikalt ei teatud, et need kõik erinevad need moonded on üldse seesama liik. Et see on üks selline ülimüstiline liik, kes on üle, erinevad allikad ütlevad, kas ta on olnud üle 40 miljoni aasta, mingi 70 miljonit aastat, see on ka segane, on ju. Ehk et siis tegemist on liigiga, kelle kohta nagu teadmised on veel poolikud ja ta ilmselt viib oma märga hauda, kasutatakse nagu sellist ütlust. Ja Eestis, meie koos Eesti Loomakaitse Seltsiga tegime ettepanekud võtta looduskaitse alla, aga siis öeldaksegi, et aga ta elab ka mujal, et Eesti ei ole ainuke tema elukoht. Aga mis on selle looduskaitse alla võtmise sõnum, olekski see inimestele öelda, kui haruldane ta on. Me olime suvel Brüsselis ja siis kohtusime ühe mepiga, Eesti mepiga, kes kuuldes, et me tahame rääkida muuhulgas ka angerjast, räägi mulle angerjast. Ja siis me põhimõtteliselt kogu kohtumise rääkisime angerjast, sest ta oli siuke, et päriselt ka ta ei paljune kuskil nagu selles kasanduses, kuidas. Ja Eestis on 2 kasandust, mis põhimõtteliselt ongi nuumlad just see tõttu, et nad püütakse sinna, kasvatatakse suureks ja siis müüakse maha. Ja siis teadlased on võrrelnud seda hiidpandaga, kelle olukord, kes on nagu looduskaitse siuke tunnusloom, aga tegelikult tal läheb paremini, kui läheb angerjal. Et see on selline hästi põnev lugu iseenesest ja ülitraagiline, et kui me sellesse nagu süveneme, siis tekib tunne, et aga me ei jää nälga. Need on need mõnikümmend kalurit, räägitakse 50 või nii, aga kuna angerjad on 99% siin piirkonnas on teda nagu vähenenud ja üldiselt vist oli 97 või midagi, siis põhimõtteliselt need töökohad kaovad nagu nii. Et selles mõttes, et see liik on nagu teel surma poole. Et siis võib-olla võiks nagu kohe on ju, et meie oleme loomuses just rääkinud sellest, et see on omamoodi selline hasart juba, et kas ta läheb enne looduskaitsele või sureb välja. Et see on küll väga sarkastiline, see läks nüüd linti, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Kui teil endil veel pole miskit lisada? Selline nagu mõtiskluseks kolleegidele ka, et see, nagu Evelin ütles, et inimene kui looduse kroon, et kui ma kuulan seda, et looduse taastamise direktiiv ja nüüd inimesed otsustasid, kuidas me hakkame loodust taastama ümber või tagasi tegema, et see minu jaoks kõlab ka päris sellise ennast kõrgemale tõstva ja hupsakana, et ma nagu tihti mõtlen selle üle, et ütleme need, kes hoolimatult raiskavad ja ütleme laristavad ja need, kes ütlevad mina tark ja kõikvõimas taastan, et nad nagu selles ringis asuvad seal üsna ühes upsakas punktis. Ma tahtsin selle puurikanade kohta öelda, et siin ei kuidagi nagu niimoodi häguselt õhku see, et Eestis peaks keelama, siis majandusloogika ei toimi, et see ju tõlkes tähendab seda, et Eestis ei ole elatustase nii kõrge, et kõik inimesed jaksaksid kallimaid mune osta, et see on see majandusloogika, eks ole või? Ei, aga ma mõtlen, et mis see majandusloogika siis on, mis ei toimi, et kusagil, kus on elatustase nii palju kõrge, siis kõik ütlevad, et me jaksame osta siis neid vaba pidamis ja neid mune ja Eestis siis
noh, lihtsalt, et selle võiks lahti rääkida, et mis osa sellest minule tundus see sellisena, et äkki ei ole siis inimestel piisavalt võimekust mune osta, tahtsin natuke Marinat ka torgata, et ikka oled seal Euroopa Parlamendis, et siis ei peagi angerjad sööma, sest tuunikala ja seda kalamarja on kogu aeg nii palju laua peal, eks ole ju? Torkama võib-olla ei pea isiklikult siin paneelis. Ja, Andrei? Ja, no puurikanade munad maksavad 10 senti võrra vähem, et see on see vahe. Ei, aga mis on majandusloogika? See on seletamine? No majandusloogika tegelikult nagu toimib iseenesest. See on mõneti sarnanest nende karusloomafarmidega, mis tegelikult olid päris pikalt niimoodi hääbumas, et inimesed eelistavad pigem sellist nagu 10 sendi võrra kallimat toodangut ja see protsent tõuseb, aga lihtsalt ilmselt see väide on see, et ta ei tõuse nagu piisavalt kiiresti, et on riike, kus on see juba 90% näiteks, mitte sellepärast, et midagi on keelatud, vaid sellepärast, et inimesed ise nagu teevad need otsused. Et Eestis on see... Nad on teadlikumad sellepärast, et see lihtsalt on selline... Ehk et keskendume majandusele... 10 senti nagu, see on 1 sent per muna, selles mõttes. Aga ma võtan järgmise teema selles mõttes, et tegelikult see, mis puudutab neid puurikanade mune, ma selles mõttes ei läheks sinna sellepärast, et see on hästi pisike muudatus ja tegelikult loomadele liiga palju nagu ei anna, aga ta võtab hästi palju inimeste nagu seda energiat ja siis hakatakse hästi palju arutama. Et võtaks järgmise teema ja võtaks metsloomade heaolu ja võtaks jahi, trofeejahi, meelelahutusliku jahiturismi. Ja Evelin soovis sõna, ma siis annan sellel teisel teemal sõna. Et jaht on ka Eestis olnud pikalt üks osa meie nii-öelda kultuurist, jaht kui selline, metsas hakkama saamine kui selline. See ei ole olnud, selle eesmärk ei ole olnud ajalooliselt mitte lahutada meelt, mitte tuua turiste, mitte otsida põnevat ajaviidet. Sellel on olnud teised põhjused. Ja need on ka need väärtused, või tähendab siis, et täpselt vastupidine on, et mitte siis metsloomade kaitse on samamoodi oluline ja iga looma elu võtmine peab olema tõesti põhjendatud. Me kindlasti ei naeruväärista eetilist jahipidamist. Sellel on tõenäoliselt oma möödapääsmatu vajadus, vähemalt aeg-ajalt. Aga kõik, mis puudutab teemat, nagu ma juba ütlesin, meelelahutuslikust, turismi eesmärgil, jahiturismist, öösihikutest, nii-öelda ette söödetud ebaeetilisest jahist, siis me oleme selles küsimuses küll väga selgelt nii-öelda eetiliste jahimeestega ühel poolel ja ma tahaks loota, et enamus jahimeestest siiski adub oma väga oluliste väärtuspõhist rolli selles loodusringis. Ma pean ütlema, et sotsiaaldemokraatide seas on jahipidamine, jahindus, optilised sihikud, need on tekitanud palju kirgi. Sest meie ridades on ikka päris palju jahimehi. Ja tegelikult lõppude lõpuks meie erakonna seisukoht on, et me olime optiliste sihikute vastu. Aga need otsused ei tulnud lihtsalt. Ma arvan, et siin ei olegi palju lisada, kui vaadata seda jahipidamist, mis toimub, nagu Evelin ütles, ta peab olema loomade seisukohalt nii hästi läbi viidud, kui vähegi saab, vähendada loomade piinlemist, aga kuna sa nimetasid ka metsloomi, siis tegelikult on ka Euroopa Parlamendis eraldi teema on metsloomade kaitse, positiivse nimekirja moodustamine, millised metsloomi saab kasutada või millised metsloomad on lubatud koduloomadena. Nii et jahindus on ainult üks tilluke osa või üks osa kogu sellest metsloomade kaitsest ja metsloomadele suunatud tähelepanust. Ja eetilised jahimehed,
noh, see on midagi, mida jah, mille kasuks siis ka meie erakond lõpuks kokku leppis, aga mõnedel olid ikkagi rusikad taskusse, kõik ei olnud nõus. Me lihtsalt enamusega otsustasime, et me toetame eetilist jahipidamist. Ja, no ma võib-olla kommenteeris ka, et viimane aeg, kui jahipidamine ei olnud ainult meelelahutus, oli, ma arvan, kiviajal umbes, sest et pärast seda ikkagi nii pea, kui tsivilisatsioon on hakanud arenema, on jahipidamine saanud ka meelelahutus. Et sellest me võime väga vanadest tekstidest lugeda ja rääkimata siis ka Eestiski on olnud need jahimõisad ja igasugused asjad, et see, noh, aga loomulikult ma olen sama meelt, tõesti see eetiline jahindus ja see kõik on väga oluline, aga teiselt poolt tuleb vaadata veel kahte probleemi. On metsloomade asupaigad, mida me ju kogu aeg nagu hävitame ja mis tõttu meil on ka järjest rohkem kas või neid hunte, kes tulevad või karusid või põtrasid või keda iganes, kes satuvad ka linna või tulevad ka murravad lambad maha näiteks ja nüüd oli just täna oli uudis, et Keskkonnaametil ei ole enam raha, et neid metsloomakahjusid hüvitada talumeestele, kelle lambad on hävitatud. Et noh, jällegi jõuame selle tasakaaluni välja, et ühelt poolt tõesti täielikult, et see, ja kui me ühel hetkel ka jõuame, nii nagu Andrei on mitu korda maininud, et me jõuamegi ühel päeval selleni, et elusana kasvanud loomaliha söömine on ebaeetiline või imelik, siis ma arvan, et see muutus tuleb, aga ta tuleb järk-järgult. Ja huvitav on rääkida asjadest, millest kas tead läbi selle kitsa vaate, et sul on mõni tuttav, kes millegagi tegeleb või siis ise tegeled, jah, nagu näiteks kanakasvatusega ma ise tegelen, aga see, kas mul tekkis jälle küsimus, et jäägu näid siin siis debati lõhku, et kas see optiline sihik ei ole samm eetilise jahipidamise suunas, et noh, ma saan aru küll, kus teie nagu see tõstatus tuleb, et oleks nagu võrdsem, et loomal, et kui optilist ei ole, et siis äkki laseb mööda ja loom jäi ellu, aga kas seal ei ole see väide, et kui laseb ta maha, mitte ei lase niimoodi, et ei vigasta? Ei, jällegi, viskan küsimuse õhku, aga ütlen siia vahele, see, kui räägitakse eetilisest jahipidamisest, et see jutt, et me kogu aeg hävitame ja muudkui hävitame nende loomade elupaiku, vähemasti Eesti kontekstis, pool Eestist on mets ja kui me võrdleme seda, kui palju oli siis metsa 100 aastat tagasi, natuke vähemgi tagasi, enne teist maailmasõda, siis oli seda palju vähem, põldu peeti palju rohkem, sest ei olnud nii laialdust fossiilkütuste kasutust, ei olnud võimalik nii suuri saake saata ja nii edasi, et need asjad ei ole nii mustvalged, et põllumees saab palju väiksemal põllupinnal täna suurema koguse toitu ja seetõttu on metsa rohkem. Ma pean lihtsalt vahele hästi lühikese kommentaari ütlema, et vaata, mets ja metsamaa on kaks täiesti erinevat nähtust.
ja kes seda vahet ei tea, siis metsamaa on lihtsalt maa, kus on kunagi kasvanud mets või kus nagu statistiliselt saab näidata, et on võib-olla kuni meeter, ma ei tea, 30-sed mingisugused väikesed istikud, aga ilmselgelt ei paku selline jutumärkides mets mingit kaitset ühelegi metsloomale. Nii et jah. Liiduga liitumisel me saime erandi, et me võime reguleerida ilveste, karude, huntide arvukust. Ja see erand ei ole kuskile kadunud. Ehk see arvukuse reguleerimine on meil olemas. Ja sellepärast on ma ei tea, jahihooajad, on piirangud, on numbrid, on teada, kuidas see kõik peab toimuma. Et absoluutselt ma ei kutsu üles, et need piirangud tuleb ära kaotada. Need piirangud on Eestis olnud, nad peavad jääma. Ja see erand on minu arust veel siiamaani olemas, keegi ei ole seda erandit vaidlustanud. Aga ma mäletan, kui me rääkisime läbi seda erandit, kui raske oli seda saada, sest Lääne-Euroopast olid kõik karud selleks ajaks jalga lasknud ja nad vaatasid meid nagu metslasi. Et kas te lähetegi ja tapategi ilveseid ja tapamegi, sest meil ongi ilveseid, hunte ja karusid traditsiooniliselt nende arvukust on reguleeritud ja seda ütlevad juba seda ütlevad nüüd eksperdid, kui palju tuleb reguleerida, kui palju aastas neid tohib ära tappa, maha lasta, et see kõik ongi tasakaalu leidmiseks. Ja aga siin on ka üks asi veel, et statistika metsloomade hulgas, mida ka jahimehed ise vaidlustavad, on vähemalt sama palju manipuleeritud kui metsastatistika, et reaalselt nende osakaal ei ole selline nagu neid nii-öelda jahilubade saamiseks ja oma turismiteenuste arendamiseks või meelelahutuseks nii-öelda püüta. Ei, ühesõnaga on jahiringkondi, kes püüavad näidata statistikat suuremana, kui reaalselt olukord metsades on. Ja, see debatt muidugi, kas Eestis on rohkem metsa kui 100 aastat tagasi või vähem, et see ütleme, on alati väga põnev. Et ma sinna võib-olla süvitsi ei läheks, aga natuke problemaatiline olukord sellepärast, et Euroopa Liit tõepoolest üritab reguleerida ka seda valdkonda, et mulle tundub, et see on nagu üks nendes valdkondades, kus riigid võiksid rohkem tööd teha ise, et näiteks Eestis on lubatud need jahipidamise viisid, mis paljudes teistes riikides on keelatud ja siis me saame neid turiste, kes tulevad siia selleks, et võimalikult palju linde ära tappa, mitte nagu söömise eesmärgil selgelt. Ja see on pigem riigi tegemata töö, see ei ole Euroopa Liidu probleem ja tegelikult see võib-olla on üks valdkond, kus riigid võiksid ise natuke rohkem vaeva näha, mitte lootma selle peale, et tuleb mingisugune kõikvõimas direktiiv ja lahendab kõik mured ära. Ma ei saanud seda metsateemat selles mõttes kommenteerimata jätta, et ma kõigepealt kutsun Evelin üles, ma saan aidata, lähme sellisele terve päev kestab jalgsi, käime metsas, käime täiesti sellises, kus majandustegevust ei toimu ja ei ole toimunud aastakümneid, käime ka majandatud metsas ja siis käime sellises metsas, mida meeldib, ma vaatan teinekord Facebookis sellised, ütleme, linnas elavad aktivistid panevad pilti täpselt sellisest männikust, mis on tekkinud seetõttu, et 70 aastat on need metsamajandamisega tegelevad inimesed seda harvendanud, seal mingid tegevusi teinud. Pean katkestama, sest me lähme teemast mööda. Ja, ärme metsateemasse võib-olla lähe. Teinekord võime ka selle teemalise debatti pidada, aga me rääkisime praegu metsloomadest, on siia tagasi. Korraks just see hunt, karud ja ilves lihtsalt informatsiooni mõttes. Eesti Suurkiskjad MTÜ on kohtus nii hundi kui karu teemal just seetõttu, et seoses direktiiviga ja sellega, kuidas seda tõlgendada ja kas see erand Eestile on ja et seda otsust nagu ei ole praegu. Ilvese osas praegu on 0 jahi lubade andmist, küll sala kütitakse ja hiljuti oli ka lugu meedias. Ilvesega on veidi veel keerulisem, kui mõelda hunte ja karusid, et ilves nagu ei tee üldse ühtegi kahju inimesele. Et siis seal on see reguleerimise nagu selline mõttekus võib-olla veel kõige suurema küsimärgi all, sest kui huntide puhul tõepoolest võib rääkida nendest lammastest, kuigi ma siin pean ikkagi ütlema, et lammaste ja huntide õigusi on keeruline võrrelda, sest lambad saavad nagu nii surma, eks. Et ma olen näinud meemi, kus on öeldud niimoodi, et lammas kardab eluaeg hunti ja lõpuks tapab ta ära karjus.
ja see on võib-olla selline huvitav vaade lihtsalt, et kui me nagu kaitseme lambaid huntide ees, siis tegelikult me ei kaitse lambaid, me lihtsalt hoiame neid lambaid iseendale söögiks ja et ma ei väida praegu midagi, lihtsalt püüan tuua seda vaadet, et tegelikult neid lambaid ei hoita elus olemise pärast või lihtsalt sellepärast, et üks hetk nad ikka ise ära süüa, on ju. Ja, aga kas te soovite veel midagi metsloomade, mitte metsa kohta praegu, metsloomade ja võib-olla, jah. Sa ütlesid, et praegu ollakse kohtus. Kas siis järelikult on vaidlustatud see erand, mille me saime 2004 või? Et me oleme seda siiamaani rakendanud? Vaidlustatakse jahilube. Kuidas me rakendame seda erandit? Just, et põhimõtteliselt, et kui anti teatud arv karude tapmise lube, et siis vaidlustati need ja huntide puhul samamoodi ja. Just, aga ja trofeede ja jahiturismi osas soovib keegi veel midagi kommenteerida? Ma arvan, kõik on nõus siin. Mina küsiks vastu, aga mida te teete? Et vaata, kui me kuuleme ka, kuidas tuuakse Hispaaniast koeri jahikoertele ja siis nad jäävad siin virelema, viiakse tagasi, millistes tingimustes neid viiakse. Et kus te seal näete riigi rolli ja kus te seal näete enda rolli? Sest see, kuidas need puurides tuuakse, see on ju see pole võrreldav meie näeme seda sellena, et jahiturism kui selline võiks üldse olemata olla, sellepärast, et see on lihtsalt jaht meelelahutuseks, ehk siis nagu, ja tõesti need koerad sinna juurde on ju, et nad, ja kui me räägime linnujahist, siis siin on veel eraldi probleemid Eestis, et Eesti ei ole kehtestanud näiteks lindudele piirmäära, ehk siis kui see jahiturist, miks nad käivad väga Eestis, on see, et Eesti on niisugune nagu Wild West, sa tuled ja lihtsalt kõmmutad neid linde nagu, ja ei võeta vastu otsust, et need piirangud seada, et näiteks, ma ei tea, 5 lindu päevas, ma ausalt arvan, et linde ei peaks tapma, sest ma ei näe nagu selle põhjust, aga kui nüüd keegi nagu neid laseb, et siis isegi ühtegi piirangut ei ole ja sealt tulevad need pildid, kus on lihtsalt kogu maapind on neid linde täis, sellepärast, et sul on seda võimalik teha ja siin käiakse turismi korras ja see on väga suur nagu, see on raha, eks. Ja linnud ei ole otseselt, lindudele ei anta niiviisi lube, et kui sul on põder, ta on suur uluk, eks ju, aga linnud kuuluvad sellele maaomanikule, ehk siis see maaomanik võib teha seda turismi ja lihtsalt võtta raha selle eest, et aga mine kõmmuta. nagu, et jah. Nii, aga liigume edasi. Järgmiseks ma panin sellise teema nagu elusloomade transport ja see siis puudutab nüüd neid farmiloomi. Ja selles osas on siin Eestis olnud ka arutelud, sellepärast, et Euroopa Liidust on tulnud määrus, Eesti riik on pidanud koostama oma seisukohad, veidi kirjeldan, elusloomade transport on siis see, et viiakse neid ühest kohast teise, elusana, pistetakse autosse, pikama transport, just et selle reguleerimine seal selles regulatsioonides üldse ei arvestatud nagu meretransporti, siis aruteludel oli selline huvitav asi, et kuule, et kui maismaatransporti hakatakse reguleerima, aga veame mööda merd, seal ei ole seda. Ja kõik selline, et kes teab, kes ei tea rohkem sellest, et siis avasin selle teema ja annan mikrofoni siin, kes soovib alustada. Karmen. Ühe näite, see on ikka humoorikas näide või et kuidas siis, ma mõtlesin kohe, et kuidas näiteks väga kallist võidusõiduhobust transporditakse, eks ole, versus mingi tehedega üks Araabia šeik, oli üks foto, kuidas Araabia šeik oli ostnud, ma ei tea, kas tal oli 56 jahikulli või niimoodi, ta oli lennukis ostnud igaühele oma koha. Seal olid reisijad olid ka veel selle samas lennukis. Et ma ütlengi, et kuidas siis nagu üks hoolitseb, eks ole, oma kallite jahikullide ees, keda ta ilmselgelt peab väga väärtuslikeks, mitte ainult raha pärast, vaid võib-olla ka isiksustena. Ja siis kuidas on siis mõned tonnid. Ja see oli ka oluline ilmselt, jah, et see on lihtsalt nagu huvitav näide transpordist. Aga Evelin. Ja, et minul on isiklikus plaanis see kogemus, et mina oma väikese 4-järgse sõbraga olen mõned korrad pidanud kasutama nii-enda liinilennuteenust ja ma ei kujuta ette, et ma saaksin ta panna nii- öelda pagasisse ja et see lihtsalt tundub mulle täiesti vaimselt vastuvõetamatu. Õnneks ta peab praegu dieeti ja mahub lennufirmade reeglistikku alla, nii et ma saan ta võtta salongi kaasa. Aga tõsiselt rääkides siis kogu see regulatsioon, mis loomade transpordi puudutab, et siin on ka rohelistel, ma arvan, üsna terviklik vaade Euroopa roheliste tasandil ja on selge arusaam sellest,
et noh, mis peaksid olema need nii-öelda puuri nii-öelda sisesed tingimused, millised välised tingimused, kui pikk oleks mõistlik nii-öelda taluda veel seda transpordi aega ja et on mõistlik regulatsioonid kokku leppida, on mõistlik aru saada, kuidas need loomi aitavad ja ma arvan, et see on hea, õiglane ja ka konkurentsi mõttes, ka majandusliku konkurentsi mõttes põhjendatud kokkulepe. Jällegi teema detailidest mitte väga palju teadvana täienduseks sellele kullide lennukiga vedamisel, et see minu arust ei olnud aprillinali. Mais minu teada USAs alustab lennuliin lemmikloomadele, kas oli kõigile või oli ainult koertele, seal oli üks siselennuhind oli seal $5,000-6,000 äkki oli per koer, et see natukene osundab minu arust kogu temaatikale, mis selle rohepöördega seondub ja minu jaoks juba pikalt see teravik on näidanud sinna, et on mõnes mõttes natuke selline feodalismi meenutav kord, et on väike eliit, kes võib süüa, mida tahab, pidada sellist lemmiklooma, nagu ta tahab ja üldse nagu tegutseda ilmselt ka lõbu pärast jahti pidada, sest et kogu inimeste hulgast on neid nii vähe, et siis see nagu kogu mõju on väike ja siis ülejäänud jõuk peab elama selliste piirangute ja koormiste tingimustes. Tavaliselt maailmas sellised sotsiaalsed katsetused viivad selleni, et kui see mingi kriitiline mass jääb nii-öelda teisele poole seda hea elu piiri, eks nad leiavad siis mingisugused oma lahendused, mis pruugivad olla veel halvemad, kui on tänane seis, et seal nagu igasuguste selliste piirangute, reeglite ja elu kallimaks tegemisega tasub seda aspekti, ma arvan, arvesse võtta. Ja, et see ilmselt on üks teema, kus tõepoolest on Euroopa Liidu roll erinevalt siis eelmisest, kus ma arvan ikkagi liikmesriigid, Eesti eeskätt on jätnud oma tööd tegemata ja see ei puuduta ju ilmselt ainult need, ma ei tea, kassi või koera lennukis, vaid ikkagi ka seda, kuidas see, ma ei tea, teekond kuhugi tapamaja suunas kulgeb ja nii edasi. Et seal on alati väga raske seda kompromissi leida, sellepärast, et ka liikmesriigid on hästi erineva eripäraga ja kultuuritaustaga. Aga ma arvan, et see on kindlasti üks teema, kus Euroopa Liidu roll järgmise 5 aasta jooksul on suurem kui liikmesriigid oma. Minu jaoks on see teema loogida hästi 2 külge. Üks on lemmikloomad. Ja mina väidan, et lemmikloomadega on tegelikult päris hästi reguleeritud. Sa kas võtad kassikoera üles või ei võta, kaptenil on väga palju õigust kaasa rääkida, mitu koera või kassi ta pardale laseb. Ma ütleksin, et see on päris hästi reguleeritud ja ka oma kolleegide pealt võin mõelda, et ka need koerad, kes on lennanud all, on kohale jõudnud ja võib-olla see on neil raske olnud, aga see süsteem töötab. Minu isiklik kogemus on, kui ma olin Moskvas, siis ma olin seal koos oma šotlasega. Šotlane ei ole 7-kilone, nii et me ei saanud lennata ja me sõitsime rongiga ja pidime iga kord ostma terve kupee. Et see oli siis see on see, mille kohta sa ütlesid, et rikkad, kes jaksab, see maksab. Aga hoopis keerulisem küsimus on tõesti loomade transport, kas siis tapamajadesse või müügiks või teise kohta, kus me oleme perifeeria. Me oleme Euroopa Liidu südamest väga kaugel. Ma saan aru, et meil müüakse palju, mitte palju, aga meie üks turgusid on Türgi, et kuidas nüüd leida see õige tasakaal, et on tagatud loomade heaolu. Ja mitte ainult transpordil, vaid aretamisel, pidamisel, ma ei tea, teaduses kasutamisel, kõigel. Ja nii, et see ka põllumehele on taskukohane ja tehtav. Minu jaoks on see väga-väga keeruline küsimus. Loomulikult toetan ma igati, siin ei ole mingit küsimustki loomade heaolu. Aga siis ma tahaksin ka tõesti näha, kust tulevad nüüd need 2 osapoolt kokku. Et tegelikult oleks väga vinge, kui siin oleks praegu keegi, kes tegelikult päris elus ka neid loomi transpordib pikemat maad ja mis on tema kogemus, mida ta saab teha, kui kaugele ta saab sellega minna, kas on üldse elus looma saab transportida või siis, et see pool on väga raske. Lemmikloomade pärast ma nii väga ei muretse. Jah,
see oli mõned kuud tagasi, tegelikult ei mäleta, mõned kuud tagasi Brüsselis oli just Eurogroup for Animals ja tegi koos oma partnerorganisatsioonidega, Loomus oli ka seal, sellise, kuidas öelda, happeningi või mingi asja, kus just räägiti ka sellest transpordist ja siis oli üks, ma nüüd täpselt ei mäleta, kas ta oli Taani MEP või igal juhul, kes oli koos nende loomakaitseorganisatsiooniga sigade vedamise autol nagu järel sõitnud ja ta ütles, et nagu never again, et tema nagu ei toeta seda, sest see kisa, mis sealt tuli, et see oli nii hull olnud ja rääkis seal nagu sellest oma kogemusest ja seda oli nagu, seda oli hea tegelikult kuulda just see tõttu, et see näitas minu jaoks väga selgelt, et meil puuduvad need kogemused ja meil puudub võib-olla see nagu kokkupuude sellega, mida see päriselt siis nagu tähendab ja kuidas need loomad siis seal nagu reageerivad. Et loomakaitseorganisatsioonid on ju küll teinud seda, et nad püüavad minna ja vaadata päriselt, teha neid videosid ja siin tekib küsimus võib-olla selles, et miks see on nii keeruliseks tehtud või miks see on kriminaalne näiteks minna mõnda sellisesse intensiivfarmi ja seal päriselt nagu videomaterjali koguda, et miks see on ärisaladus, et võib-olla on hoopis selline lähenemisnurk, et teha see avalikuks, et siis kui see juba on toidu tootmine, et siis võib-olla inimesed ka päriselt saaksid teada, et kuidas see toit toodetakse ja võib-olla siis tekib rohkem inimestel ka seda seisukohta, ka sellist emotsionaalset seisukohta ja võib-olla see pikama transport, loomuse seisukoht on see, et elusloomi ei peaks transportima niiviisi, et kui sul on vaja nagu seda looma, meie seisukoht on, et loomi ei peaks ära kasutama, aga kui sa teda juba kasutad, et siis, ma ei tea, kasuta seal koha peal või mis sa tema piinu veel nagu pikendad sellega, et sa paned teda nagu tundideks ja tundideks niiviisi kinni, eriti arvestades seda, et on ka loomad on siis tiined, et tiineid loomi lubatud veel nagu transportida, ka selliseid loomi, kes ei ole võõrutatud ja et ühesõnaga seal nagu hästi palju selliseid probleeme ja millest me ka oleme rääkinud see, et hästi palju on, seda tuli siit ka välja, et see arutelu on selline, et peab olema loomadele hea, aga ka põllumeestele, aga mida meie näeme, et see arutelu käib väga palju nagu inimeste seisukohast, sest hästi vähe on aruteludesse kaasatud need, kes väga julgelt räägivad just loomade seisukohast ja siis seda liiga palju ei taheta võib-olla ka kuulata, sest see tundub selline hipi või midagi muud tundub, ma ei tea, mis see kõige parem mõiste seal on, et võib-olla tõesti nagu mõeldagi, et mõni asi võib-olla ei olegi võimalik ja me oleme nüüd selle teemaga tegeledes näinud, et ei ole võimalik vist, sellepärast, et järelevalve. Seda, kas oli küsimus? Aha. Türki Eestist, see on välistatud. Mingisuguseid loomi viiakse, aga ma... Eestis on päris heal tasemel tõuretus. Aga vaata, kui sa ütled, et elusat looma ei saagi vedada. Jah, võiks mitte saada. Jah, just. Põhimõtteliselt, jah. Just, põhimõtteliselt ilmselt see. Või siis tähendaks see sellist hästi lühikest, nagu, et viiakse nagu hästi lühidalt, et mitte nagu pikalt. Läti-Leetu. Aga põhimõtteliselt sellised arutelud võiksid, meie meelest võiksid need toimuda täpselt niimoodi. Kui te räägite nendega loomakasvatajatega, mis nad teile ütlevad? Loomakasvatajatega meil liiga palju nagu vestlusi ei ole olnud, aga me väga tahaksime. Kus on olnud vestlusi, on olnud nüüd, kui oli kliimaseaduse protsessis, olid jätkusuutliku toidu tootmise töörühm. Ja seal olid nagu need, kes kasvatavad loomi, aga, ja siis meiega on ju, et sellises aspektis, aga põhimõtteliselt on see just see koht, et me oleme küll andnud märku ka ministeeriumitele ja ametkondadele, et loomade eestkostet võiks rohkem kaasata, kui räägitakse loomadest, kuigi tundub, et me nagu justkui ei tea, aga me räägikski just seda looma seisukohta, et siis saaks võib-olla nagu, kas või seda kummi venitada ühele poole ka, et siis saaks võib-olla rohkem nagu tulla kuskile maale loomadele nagu vastu. Et kui eelmine aasta ma käisin kuulamas jahikonverentsi, siis ma kuulsin ka, et seal räägiti justkui 3 taburetist, mis puudutab jahti. Üks oli siis riik, üks oli siis jahimees ja üks oli maaomanik. Aga seda looma ei olnudki selles tabureti toolides. Et see on see, kus kõik loomade teemad meie meelest nagu on paraku.
Nii, kas mõni kommentaar või ma võtan järgmise küsimuse? Ainult hästi lühidalt ja edasi minemise mõttes ka, et ega mina oskan ka ainult inimese seisukohast näiteks rääkida asju, et ega see doktor Tuulitli võttis loomad ka laua taha, aga ma läheb nagu raskeks. Ma pöördun... Ma ütlen selle kommentaariks, aga siis ongi Euroopa Parlamendis ongi selles mõttes väga hea töötada, seal on väga head eksperdid. Et kui me räägime ka looduse taastamisest, siis me ei räägi seda mitte oma tarkusest, vaid me kuulame ära eksperdid, kes tulevad ja räägid meile. Me kuulame ära teadlased, kes tulevad, räägivad. Igal fraktsioonil on oma eksperdid, pärast peale selle on väga palju lobigruppe, väga palju tsiviilühiskonna esindajaid, väga palju erinevaid, ma ei tea, ülikoole, teadlasi, et tulebki ära kuulata, et selle pinnalt saadki oma otsuse teha. Ja, ma korra pöördun saali poole. Kas on mõni, annan mikrofoni. Tere, mina olen Anu Loomusest ja just see elusloomade transpordi teemal, et mina hiljuti istusin põllumeestega ühe laua taga, rääkisime just elusloomade transpordist ja siis sealt tulebki välja see, et kuidas aina rohkem loomi kasvatada ja seda teha võimalikult odavalt. Et istuda laua taga kuulata seda juttu on täiesti naeruväärne, et kui me võtame kas või siis Eesti nagu statistika, et Eesti inimene tarbib kordades rohkem liha, kui ta peaks, et me tegelikult peaks see arutelu liikuma sinna poole, kuidas me saame igasugust lihatööstust üldse vähendada. Aga laua taga jääb kõlama ainult see, et kuidas me saame aina rohkem. Et see on suhteliselt naeruväärne. Ja miks neid siis nagu viiaksegi näiteks Türki, ongi lihtsalt see, et seal on neid odavam. Et sul on odavam transportida loom Türki, kui tappada siin lähedal, mis on ka jabur. Et kuidas siuke asi üldse võimalik on. Seda tahtsin käida. Aitäh. Võib-olla selle Türgiga, jälle ma ei tea, aga ma arvaks, et seal on ka mingi kultuuriline, nad võib-olla tahavad selle looma elusalt sinna saada, sellepärast, et neil on seal oma reeglistik, kuidas nemad loomi tapavad, aga mu küsimus võib-olla siis vastu, sest sul nagu küsimust ei olnud, aga kas see pole jälle üks selline natuke silmakirjalik või probleemi silme alt ära saamine, et hakkame rohkem taimetoitu sööma, et see kogus taimset toitu, mida on vaja, et ütleme, sama hulk inimesi ära toita on ju ka nii suur, et selle jaoks siis meile räägitakse katastroofilugusid kusagilt üle ookeani riikidest või mujalt, kus metsa hävitatakse, et mingisuguseid õlikultuure kasvatada ja nii edasi. Et ma jälle ütlen, et nagu vastuolu. Tähendab, see loom sööb ka taimi. Ehk et lihasöömine on see nii-öelda second hand veganlus, eks ju. Inimene ei protsessi teda nii hästi sul veel kunstlikult toitaineks. Selles mõttes, et kui sul veis sööb muru ära, siis tekib väga toitainete rikas liha. Ja mis ongi probleem, et me sööme liiga... Ei, vaata see probleem ei oleks ta siis, kui meil ei oleks ülekaalulisi inimesi. Aga see, et me sööme liiga palju... Sa räägid arstiga, vabandage väga. Ühesõnaga, tegelikult Eesti inimene tõepoolest sööb liiga palju liha. Inimene ei pea sööma iga päev liha, piisab paarist korrast nädalas ja mitte iga söögikorra juures. Tegelikult taimetoit on oluliselt tervislikum. Taimetoitlust on ka erinevad, on piima-munataimetoitlus, on veganlus, kus ei ole üldse loomseid asju. Piima-munataimetoitlase riskid on peaaegu samasugused nagu lihatoitlase ehk segatoitlase riskid, ütleme, liha ja taime, segatoitlase riskid. Kui me räägime veganitest, siis veganitel näiteks südame-veresoonkonna haiguste risk on väiksem, vähirisk on väiksem, diabeedirisk on väiksem. Et siin see on teadusuuringute tulemused. Ja nendel tulemustel põhinevad ka Eesti uued toitumissoovitused, mis tulid paar aastat tagasi välja, kus on oluliselt suurendatud erinevate taimede osakaalu ja seesama on ametlikult antud soovitus süüa liha kuni 3 korda nädalas. Ma jään eriarvamusele. Teadlastega sa võid alati eriarvamusele jääda, su erakonnakaaslased on ka seda teinud. Ei, neid uuringuid sa ei leia mulle, me võime hiljem kakelda natuke kuskil. Aga ühesõnaga tegelikult, nagu ma juba alustasin ka oma seda juttu, on see kingi, et siis tegelikult loomade heaolu on inimesele ka tervislik, et see ongi kõige lihtsam võib-olla kokku, et kui me tahame olla õnnelikud ja terved inimesed ja üks asi, miks me peame elama
tervislikud ja miks me peame rohkem taimi sööma? Sellepärast, et meditsiin on liiga arenenud. Sa ei saa tänapäeval jala pealt lihtsalt niisama ära surra. Nad sunnikud elustavad su ja nad panevad su torude külge ja siis sa elad seal nagu juurvili, on ju, noh, nii edasi, mitte et juurvili oleks halb olla, tähendab, mina ei tahaks, aga ja see selleks, et ühesõnaga mida hiljem sa vajad arstiabi, seda parem, sest me paneme liigeseproteesid, südameproteesi, vahetame välja kopsud, neerud, maksad, paneme soolele uue jupi, veresoona jupi ja liigne lihasöömine, liigne ülekaalulisus ja liigne kolesterooli tarbimine suurendab seda riski oluliselt, väga oluliselt. Näiteks vähirisk ülekaalulisusega seotult elustiilist olenevalt on näiteks 40% on sõltub vähirisk. Ühesõnaga, see on nüüd see koht, kus ma võiks tundide viisi rääkida, aga ma halastan kuulajatele. Ma iseloomustan seda Karmeni näidet, et hiljaaegu avaldati statistikat, et me ülekaalulisusele kaotame vähemalt 125 miljonit eurot iga aasta nii-öelda raviraha. Aga ma korraks selle Türgi juurde lihtsalt lühikeseks selgituseks, et Türgi viiakse enamasti tõuaretuse eesmärgil ehk tegelikult nagu tõukarja. Ja siin võib olla tegelikult küsimus selles, et Eestis on see võib-olla heal tasemel ja kvaliteetne ja samas siin ei ole võib-olla nii palju turgu. Ja just nimelt, et me ei peaks viima nagu massilised loomi, vaid siis pigem neid loomi, kes lisavad nagu lisaväärtust pikemas plaanis teisel turul. Ma võtan järgmise teema, kui võib, ja siis ma annan sõna. Lihtsalt, et vaatasin kella, et tahaks ühe teema veel kindlasti jõuda ja see on looma ise väärtus ja üldse selline loom ei ole asi teema. Ja siis ma nüüd annan sõna Andrei Sovis. Ja ma lihtsalt, sellised debatid nagu siin veganuse teemal, et on päris mitu uuringut, kus tõepoolest veganid elavad kauem, et lihtsalt probleem on selles, et kui sa võtad kõik need ülejäänud faktorid, et nad tavaliselt suistavad ka vähem ja üleüldse nagu teevad sporti ja nii edasi, kui sa paned nagu need sisse, siis mul on siin paar täiesti teaduslikku artiklit, kus on see vahe on 0, et seda lihtsalt ei eksisteeri, et lihtsalt aga lihtsalt nagu seal ei tasu nagu segamini ajada vaata seda kahte lähenemist, et võib-olla see inimene lihtsalt nagu ka muudes faktorides käitub teistmoodi. Et nüüd piitsutada ennast toitumises, siis suudab ta ilmselt tal on parem ennese distsipliin sulle tõenäoliselt. Et nüüd ma väga toetan seda, et loomad jõuaksid nagu Saksamaal kas või põhiseaduse ja nii edasi, et see ühelt poolt on selline loomulik protsess, et ma arvan, et tõepoolest iga aastaga inimeste suhtumine muutub, et see, mis tundus kunagi täiesti loomulik, siis ajapikku tundub aina veidramaks, et ma arvan, see eneseregulatsioon ikkagi jõuab nii kaugel, et me suhtume loomadesse teistmoodi võrreldes sellega, mis ta oli 100 aastat tagasi. Aga kas see peab olema Euroopa Liidu küsimus, selles ma jällegi veidi kahtlen, et Eesti võib siin ise teatud sammud ette võtta, nagu on teinud ka teised riigid ja siis varem või hiljem jõuavad ka kõik need 27 Euroopa Liidu riigi kuhugi, et nad on lihtsalt niivõrd erinevad, et ma veel kord võib-olla lõpetan sellega, millest ma alustasin, et minu arust Euroopa Liidu enamus edulugudest või kui mitte kõik on seotud majandusega, et kohe, kui Euroopa Liit läheb reguleerima mingit, ma ei tea, sõnavabadust või inimõigusi, näiteks praegu on väga teemaks see välisagentide seadus Gruusias, kus on väga suured meeleavaldused. Euroopa Liit teeb seda sama praegu, lihtsalt nagu aprillis oli kooskõlastusring, mais jõuab see direktiivina teistes riikides, et see lihtsalt ei ole alati mõistlik, sellepärast et nagu soov võib olla hea, aga see, kuidas need liikmesriigid võtavad ühe või teise direktiivi üle, ei pruugi olla niisama positiivne, nii et mul on rohkem usku siin selles, et riigid saavad hakkama ja Euroopa Liit võiks rohkem tegeleda majandusega, aga Eestis on selle loomaõiguse osas kindlasti väga palju tegemata tööd. Kindlasti see olukord saaks olla parem, aga mina ütlen, et väga palju on ka ära tehtud. Väga palju on inimeste teadlikkust tõstetud,
väga palju on teemasid, no ma ei tea, karusnaha keelustamine, need samad puurikanad, millest me rääkisime, siin on palju tööd ära tehtud, seda tuleb väga tunnustada. Nüüd, kui ma lähen Euroopa Liidu tasandile, siis üks teema, mida seal praegu väga aktiivselt arutatakse, on, kas loomadel peaks olema oma volinik. Võib ju tunduda, et mis nalja teete või. Aga tõepoolest, see sama loomade toetusgrupp arutab seda, et siis on need loomade õigused, loomade heaolu, siis on ta tõstud õigele tasandile, kui neil on oma volinik. Ja tegelikult see on üks punkt, kus ma erinen Eurogrupist. Sest ma vaatan seda tegelikku maailma, ma vaatan seda tegelikku elu, ma vaatan neid tegelikke probleeme ja kui mul on täna valida kas kaitsevolinik või loomade volinik, siis ma võtan kaitsevolinikku. Sest lihtsalt ma arvan, et loomade heaolu eest saab seista ka nii, et sul ei ole selleks volinikku. Aga jah, see on paraku üks punkt, kus ma Eurogrupist erinen ja ma ei tea, mis on teiste arvamus voliniku kohta. Ma voliniku küsimuses nõustun sinuga, et ma ka ei arva, et peaks kõrgeid ametikohti liiga palju juurde tegema, neid on niigi küll, aga enne kui ma lähen Faristamo sinu küsimuse juurde, ma kiirelt lihtsalt ütleks, et kui me vaatame seda ülekaalulisuse, diabeedi ja kõige muu, kes esirinnas on, siis Ameerika Ühendriigid kahtlemata, kellel on kõige pikem ajalugu selles, et nagu riiklikest toitumissoovistustest lihasöömist vähendada ja minna taimsema poole. Ja ma siin lihtsalt lõpetan, kui sa tahad, sa võid pärast juurde kommenteerida. Aga sinu küsimus, Faristamo, oli ju tegelikult see, et kas loomal on hing? Sisuliselt, eks ole. Sellest võib ka niimoodi aru saada. Looma ise, te nimetate selle mingit tehnokraatliku väärtusega. Ise väärtus on selline nagu kohmakas sõna ja nii edasi. Minu arust see küsimus on tegelikult ju selles, et kas loomal on hing, kas puul on hing ja nii vastuoluliselt, kui see ka ei kõla, ma arvan, et on. Ja ma arvan, et kõik hingab koos nagu selles mõttes selle sõna selles mõttes, mis tuleb sõnast hing, et selles mõttes kõik see elus ja mine tea, mis veel selle elud taga on, sest kõik see lõpuks ju mullast oled sa saadud ja mullaks pead sa saama, et kuidas see kõik käib, see on üks nagu eraldi debati teema. Kommertsteadan Aldous Huxley konverents, kas on täna või homme EBS-is, aga ma arvan, et seal on piletid välja müüdud, aga tasub ilmselt veebipileteid saab, ma arvan, sellel hingeteemal arutelusid on seal vägagi köitvaid, nii et kes saab siis tune in, EBS-is toimub, aga ma arvan, et koha peal saal on välja müüdud. Andreile ütlen, ma guugeldasin vahepeal, leidsin jälle teistsuguseid uuringuid, aga ärme siin kakle, et pärast seal nurga taga. Jah, et ühesõnaga, see looma iseväärtus on minu meelest esiteks see termin minu jaoks oli jällegi täiesti uus, et minu meelest juba selles samas debatis ma olen nagu õppinud ja ka selleks valmistudes, kui ma lugesin neid teie saadetud materjale ja tõesti aitäh kutsumast, et minu meelest üleüldse selle Europarlamendi valimiskampaania ajal ma olen väga paljudes teemades väga palju targemaks saanud ja rääkimata siis, nagu ma mainisin, Riigikogus olemise ajast. Et tegelikult see iseväärtus, minu jaoks uus termin, aga see niivõrd hästi kirjeldab seda terviklikkust, seda looduse terviklikkust, mis on, mida me nagu ootame ja loodame, ütleme, kui see loom ära võtta sealt keskkonnast, mis siis juhtub, et hästi hea näide on ju kunagi, kas oli Yellowstone'i rahvuspargi väga kuulus lugu, kuidas toodi hundid asustati tagasi ja kuidas tulemus oli see, et liigirikkus taastus, eks ole, jah, tohutud muutused ja et me tõesti peame nagu õppima nägema seda kui tervikut. Ma mäletan kunagi, ma arutasin oma abikaasaga, temal on ka metsamaa ja meil on see nii-öelda jutumärkides õnnetus, meil on seal üks väike konnakotkas, kelle tõttu me ei tohi seal metsas käiagi. Aga meil on ka seda metsa, kes tegelikult ei ole nii kaitsealune, ei ole sihtkaitsevöönd ja ma küsisin, et aga et vaata, et mets kukuvad, puud kukud ümber ja ta ju mädaneb ja laguneb ja et tegelikult äkki peaks ikkagi metsamehed ütled, et tuleb ju haljas nagu arvestada, nagu hoida seda metsa. Ja siis tema ütles, et aga tegelikult ka seda on vaja. Ja samas oli jälle metsamees, kes ütles, et kooreürask ei ole liigirikkus, kui on ainult kooreürask seal. Et ongi jälle, kus see tasakaal leida. Aga minu meelest see looma iseväärtus, aga miks mitte ka taime või putuka iseväärtus, et seda leida seda terviklikku ökosüsteemi. Aga mulle nii meeldib, see on nii ilus termin, mulle nii meeldib, see ise seal sees. Aitäh, ma olen arst tegelikult. Ja ühesõnaga, see on hästi hea, et näidata seda ühe väikse osa rolli selles suuremas süsteemis ja et see on tähtis.
Aitäh! Ma vaatasin jälle kella korraks, et nüüd on paras aeg anda kõigile lõppsõnaks selline võimalus ja ka saalist, et kui keegi tahab miskit küsida, ma annan siis korra Evelinile, et küsi. Ja aitäh! Tere, mina olen Evelin Valtin, ma olen olnud loomakaitse ja õiguslusega seotud ühel või teisel moel nüüd 18 aastat, et on väga huvitav on olnud erinevas rollis, võib-olla vähem rohkem ja kõrvalt seda muutust võib ka näha. Aga mul on selline küsimus, et mis te arvate, et see teema käis siin ka läbi, et see mõtteviisi muutus, et kui kunagi erinevaid valikuid tehti, toidu söömine, mets, kõik, et tehti sellest, et päriselt oli see vajadus, et ellu jääda, aga aja jooksul on siis inimesi palju rohkem juurde tulnud, inimesed on justkui arenenud, tehnoloogiat on arendatud ja väga palju on võetud kasutusele viise tehnoloogiaid, mis on selle eesmärgiga, et lihtsalt inimest teenida ja selline suhestumine, suhtumine loodusega, mugavus, ehk justkui nagu see on kõik muutunud, et kuidas tagasi tuua võib-olla või tuua juurde seda mõtteviisi muutust, et kõike nagu, mida saab teha ühiskonnas või mida saab keskkonnast kasutada, ei pea tegema seda, et seda mõtteviisi muutust, et mis on eluks vajalik ja mis on see, mis on justkui nagu põhjendatud või õige või õigustatud. Et võib-olla mõtteid siin, et kuidas seda suuremat mõtteviisi muutust siis nagu luua sellest, et mis on veel puudu? Ma arvan, see hakkab väga palju pihta kodus, ma arvan, see hakkab väga palju pihta hariduses ja see ei tähenda, et vanemad oskavad alati lapsi õpetada, lapsed õpetavad tihti vanemaid. Et ma olen seda näidet varem toonud, mul on kodus naaritsakasukas. Ma ostsin selle 20 aastat tagasi, kui ma olin suursaadik Moskvas. Moskvas oli võimatu olla suursaadik, nii et sul ei lohi see naaritsakasukas järgi. See oli lihtsalt, see käis diplomaatilise passi ja kõige muuga kaasas. Täna ma seda enam ei ostaks. Meie esimene kass oli meil täna 40 aastat tagasi. Ja kui mul oleksid need teadmised, mis mul on täna, siis oleks mu kassil olnud palju parem elu. Ehk ma tahan öelda, et kindlasti see teadlikkus areneb. Ja veelgi, see ei ole ainult see, mida vanemad räägivad lastele, mina olen vastupidi, saanud kõik oma õppetunnid lastelt, kes on selles küsimuses minust palju haritumad, palju targemad ja kes mõjutavad mind. Eriti veel 60+ on ju minu põlvkonda mõtlema teistmoodi. Nii et ma olen haridus, kodu, kool, teie töö, avalikud üritused, mis te teete ja tõesti, aitäh, kuna see on viimane ring, aitäh tänast arutelu korraldamast. Tõesti suur aitäh. Kuigi ma oleksin tahtnud rääkida ka broileritest. Võib ma ütlen või? Sest saad aru, see on ka üks asi, kus ma kuulen, et tuleb, kuidas tuleb kaitsta broilereid. Mis need praegu tapetakse 6-7 kuu pealt maha vist või? Et siis on nad umbes küpsed, siis nad saab ära tappa ja ära süüa. Ja siis on alati minu küsimus, aga mis siis on parem, et me laseme tal elada aasta ja sööme ta ära siis? Nendes jubedates oludes. Et väga tihti need küsimused ei ole nii mustvalged ja väga tihti sa peadki leidma selle, mis on nagu mõistlik, enne kui me päris lõpetame lihasöömise ära, et mis on see mõistlik lahendus antud hetkel. Ja seda just kanad, miks see broiler pole hinge on läinud, sellest ma olen pikalt rääkinud epateadlastega. Ja nemad ütlevad samamoodi, et me võime öelda, et ärge tapke teda enne, kui ta on 9 kuud vana. Ja siis me lihtsalt piiname teda veel 3 kuud juurde. Parem sööme ta siis 6 kuuselt ära ja piiname teda vähem. Ja nende hästi kiirelt kasvavateks aretatud lindudega ongi see, et nad kasvavad nii kiiresti, et nende kondid umbes ei tule, ei toeta on ju, ja siis need kõik mingid lähevad katki asja, et põhimõtteliselt parem on neid üldse mitte, eks, et siis sellist liiki lihtsalt võikski nagu ära lõpetada ja muidugi. Nagu need koerad, kes ei saa hingata. Täpselt, jah. Aga mina ütleks seda sama, mida Marina ütles, et mind õpetavad ka lapsed. Et mina mäletan, kuidas minu vanaema jooksis mööda tuba ringi Tihlofossi pudeliga ja lasi kärbsele peale nii kaua, kuni see maha kukkus. Ja tema majas oli vist 2 kärbest ja neid kuradeid lendas seal igal pool, ütles tema alati. Siis mul oli teine vanaema, kelle toas oli mustmiljon kärbest ja siis tema tegi niimoodi, et ta lasi lastel kõigil ütles, nüüd keegi tuppa ei tule, lasi siis mürki täis ja nii nagu seda tehakse, eks ole. Aga mida minu laps teeb? Emme vaata kärbes, issand kui armastud, ära puutu teda, ära puutu. Ja siis me näiteks talvel ärkas, meil sellel talvel ärkas üks kärbes liiga vara üles ja siis me panime ta lillepotti ja panime talle süüa sinna ja õnneks oli järgmine päev ikkagi oli nii palju oli sula ilme, et me saime ta
välja lubada või ma ei tea, kas ma tegin halba sellele kärbsele. Aga ma pean ütlema, et mu lapse sõbrad on samasugused, et see ei ole ainult minu lapse kiiks, et see nagu ongi vist selle, kuna nagu on koolis, igal pool on räägitud hästi palju sellest keskkonnateemast, seda on avalikkuses, meedias, tõenäoliselt ka lastefilmides, multikates, mida mina ei vaata, eks ole, aga nemad vaatavad. Ja tegelikult see laste mõtteviis on juba muutunud ja ma arvan, et ka täiskasvanute mõtteviis. Mina sain ikka väga korraliku koolituse tõesti, ma ütlen, nagu roheliste erakond oleks. Et meil oligi kliimakool, kus räägiti keskkonnateemadest ja kliimateemadest ja erinevatest teemadest päris mitu päeva järjest, pikka päeva. Et ma arvan, see mõtteviis on juba muutunud, aga küll ta veel muutub ja loodame, et me ei jõua kiviaega tagasi, et nagu, aga jah. Ja ma lihtsalt korraks ütlen, et mul laps ka mingi näeb ketis, mitte niimoodi laastatud koera, vaid ketis koera, siis küsib, mis asja, kas inimestel meeldiks olla niimoodi ketis või mis nad teevad temaga, ise on 5 niimoodi kõnnib ja muudkui pahandab. Nagu, et ma saan aru, see on õige küll, on ju. Et sellised inimesed teeks ilmselt teistsuguseid otsuseid. Jah, Rain. Mul tuli meelde laupäeval, ma olin ka ühes debatis, Evelin oli ka ja seal üks debateerijatest oli Marek Strandberg, siis Marek Strandberg ütles, et kuradi huvitav nendes debattides olla, et on minu universum, mis on see Epleri universum ja need nii vähe puutuvad kokku. Ma praegu kuulasin seda Karmeni kärbse juttu ja mõtlesin sama, et on minu universum ja siis on kusagil see sinu universum ja seal on mingeid kokkupuutepunkte. Aga vastuseks võib-olla küsijale, et mis on puudu, võib-olla ei peaks nii võrra nagu edasi pürgivalt mõtlema, et võib-olla peaks nagu mõnes kohas tagasi tõmbama, et ma arvan, üks suur probleem on selline individualismist ja üksikisiku minu sellest lähtuv kogu meie kultuur täna, eks ole, et ja see minu arust puudutab nii seda, ütleme, ühiskondliku sidususe ragisemist praegu läänes, aga ta mõnes mõttes inimesed võiksid olla alandlikumad selle sõna heas tähenduses suhtumises nii looduskeskkonda kui kõiksusesse laiemalt. Puudu on mõnes mõttes religioon selle nagu heas tähenduses. Ma ei mõtle siin institutsionaliseeritud kirikut niivõrd kui seda miskit, millele me iga päev võib-olla mõtleks ja mille poole ka palves pöörduks, aga mis aitaks meil tajuda seda, et ka meie oleme osakesed sellest suurest masinavärgist ja nüüd ma jõuan natuke tagasi alguse juurde, et nii need, kes võtavad vastu taastamise direktiive, kui need, kes ütlevad, et võib ükskõik mida teha ja midagi ei juhtu, need minu arust selles ringis asuvad tegelikult seljad koos ühes ja samas punktis selle upsakuse skaala tipus. Ja kui me juba lõpetama hakkame, siis ma kindlasti väga toetan seda Reformierakonna teekonda sinna roheliste suunas, et see on küll päris pikk tee veel, aga näiteks lemmikloomade register on üks asi, mida võiks toetada Riigikogus ja siis need samad puurikannad ootavad seal sahtlis, aga ma arvan, see teekond algas algab, nii et küll me näeme need asju ka Riigikogu saalis, ja vastas küsimusele, et ma arvan, et tehnoloogia ei ole ilmtingimata halb, et tõepoolest, kui näiteks see tavaline liha asendatakse siis kunstlihaga, siis võib muidugi küüniliselt öelda, et need loomad nagu ei sündi, aga nad tegelikult nagu surma ei saa, et see on positiivne. Ja tehnoloogial on tegelikult päris palju häid külge ka, et ka loomade heaolu osas. Ja tänan selle debati eest, ja selles mõttes ma arvan, et meie saime targemaks, siin paar inimest lähevad metsa avastama päevasel retkel, et see on ju tore, et selliseid üritusi võiks rohkem olla ja ma usun, et siis nii meie oleme targemad kui ka loomadel on parem elu. Aitäh! Aitäh! Mind on lapsest peale kasvatatud selliste väärtustega, et kõik elav on kes, et taimed on kes, loomad on kes, mitte mis. Ja see on mind saatnud kogu minu teadliku elu. Ja sellest tuleb ka minu suhtumine loodusesse või nii-öelda see, kuidas ma ise ennast positsioneerin kõige selle suhtes, mis mind ümbritseb. Rainile ma nii palju ütlen, et
ei mina ega enamus rohelisi, palun ära liigita meid enam kuskile Kalamaja kapi rohelisteks, kes räägivad nii-öelda telliskivist sellest, kuidas on vaja metsa kaitsta. Me käime päriselt metsas, suhtleme teadlastega, päris praktikutega ja teame väga hästi, mis päriselt toimub. Nii metsaga, loodusega ja ma lihtsalt pean nagu veel ühe asja ütlema, et ärme naeruväärista seda looduse taastamise määrust, ma soovitan selle lihtsalt läbi lugeda ja ma soovitan ka läbi lugeda need peatükid, mis sealt lõpuks nii-öelda kompromisside tõttu välja hääletati. Suur osa nendest puudutab seda, et kas põllumeestel on tegelikult vett või nad jätkavad niisugust rumalat kraavitamist, mis võtab ära vee. Kui sul vett ei ole, siis sa oma eluviisi harrastada ei saa, sa tegelikult ei saa pidada põldu. Kui sul vett ei ole Euroopa Liidu toetustega, sa seda ei osta, sa ei pane sinna, ma ei tea, värska vett, eks ju, põllule või mingit muud peenemat marki. See lihtsalt on reaalsus. Kui sul on suured, intensiivsed, monokultuursed põllud ja sul ei ole tolmeldajaid, siis need ei kasva lihtsalt. Ja ma võin nendes positsioonides jätkata pikalt, mida ma ei tee praegu, aga ma soovitan sul lugeda ja mitte lihtsalt seda rumalat juttu käia rääkimas debatilt debatile. Ja ka keda siin ei ole, ka kindral Terrasel ma soovitan tegelikult jääda tankide ja mürskude juurde ja mitte põllumajandusküsimustes sõna võtta. Ja muidu tõesti, loodus on kes ja meie oleme ka lihtsalt üks liik, mitte ülem ega alam, vaid lihtsalt üks liik. Jah, kohe annan sõna. Lihtsalt ütlen vahepeal aitäh. Kell on nii palju, et kui kellelgi on nagu kella peale minek, siis me keegi ei solvu, aga aega on ja jutustada võib. Rain soovis sõna, te soovisite sõna, Noh, sa nagu andsid nüüd nii laia lauaga, et ma lihtsalt korra mõtlesin, et ma vastan, et ega ma ei ole ka nii, mina nii laia lauaga ei öelnud, ma lihtsalt ütlesin, et soovitus on metsas käia ja ma olen väga palju, ütleme siis aktivistidega kokku puutunud, kes tegelikult tuleb välja, ma olen otse küsinud, et sa räägid siin mulle metsast, palju sa metsas käid, ta ütleb, paari aasta tagant korra satun, see on nagu lihtsalt isiklikul kogemusel ja ma kuidagi nagu tervele erakonnale niimoodi laia lauaga ei pannud, mis puudutab seda, et Epler ajab rumalat juttu, ma ei ole sellega nõus, aga me võime siin jääda ka eri arvamustele, sina arvad nii, mina arvan naa, aga lisaks sellele, et ma ka püüan võimalikult palju rääkida nii teadlaste, praktikutega, aga lisaks praktiseerin seda, et elan iga päev looduse keskel ja empiiriline vaatlus on loomulik elu osa, et jah, võib-olla lõpetuseks siis nii palju. Aitäh! Et ma tahtsin nagu tänada teid kõiki, et oli nagu äärmiselt huvitav, sest ma ise olen nagu sotsioloogi haridusega, nüüd õpin nagu meditsiinis, töötan PERHis operatsioonikeskuses. Et ma tean nagu liha söömisest, taimede nagu söömisest ka päris hästi, aga selles mõttes, et me väga vähe nagu pöörame nagu tähelepanu ka nagu loomadele, et ma nagu mõndagi sain ka uut teada täna siin, et ma vaatasin, kuidas te olite ka vastanud ka nagu küsimustikule ja mitte kõik ei ole ka siin oletest vastanud, aga see selleks. Et minu sõnum on pigem nagu see, et tahaks teid ka julgustada sel teemal nagu võtma sõna ka nagu Euroopa Liidu komisjonides ja rohkem ka sellist kannatust ja ka sallivust, siis tegelikult elu ju nagu muutub, et siin ei ole vaja ka kaugele nagu tagasi minna, et kui me nagu meenutame siis nagu naiste õigusi, kui me meenutame siis mustanahaliste nagu õigusi, et kus neid ei peetud ka nagu inimesteks, et üksik ema ei ole enam patt nagu, et kõik areneb, et elu areneb ja loomad jõuavad ka nii kaugele ja see teema jõuab ka nii kaugele, et see volinik ka nagu tuleb. Et võib-olla mitte praegu, võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla 20 aasta pärast. Lihtsalt me ise saame ka nagu targemaks. Et see ongi nagu see sõnum teile, et olge siis nagu kannatlikud ja aitäh. Jah, tihti on see, et kui öeldakse, et ma ei tea, et põleb läbi või miks ma seda teen, siis üks asi, mida inimesed üksteisele ütlevad, on see, et aga ma olen õigel pool ajalugu. Ja just see mul tuli meelde nagu seda, et kui me räägime loomadest ja kui me näeme, et see suund sinnapoole on, siis ärme siis ees sellel ole. Aga ma väga-väga tänan
ja ma tänan ka kõiki, kes vaatasid ja vaatavad otse või hiljem järgi. See otseülekanne on nüüd läbi. Minge valima. See oli enne, kui on läbi, minge valima. Ja nüüd on läbi. Ja aitäh. Ja nüüd siis võib jutustada edasi ilma mikrofonideta.